Lugupeetud Teie Ekstsellents, härra Poola suursaadik, väga austatud kuulajad, head kolleegid. Nagu eelkõnelejad juba on rõhutanud, siis moodustas väga olulise peatüki Poola ja tollase Liivimaa suhetes jesuiitide tegevus. Kuningas Stefan Batori sissemarss Riiga 1582. aastal tähendas jesuiitide saabumist Riiga ja järgmisel 1583. aastal ka Tartusse. Jesuiidid jäid Liivimaale rohkem kui 40 aastaks ja sellal olid nendega kaudsemas või tihedamas kokkupuutes rohkem kui ühe põlvkonna liivimaalased. Ja eriti tihe oli jesuiitidega suhe ja kokkupuude just Tartus ja Riias. Institutsionaalses mõttes on jesuiitide tegevust tegelikult võrdlemisi põhjalikult seni ka uuritud. Välja on antud Eduard Kurzi poolt siis jesuiitide aastaaruanded Saksa uurija poolt ja Tartu Dorpati jesuiitide kohta on Vello Hilk avaldanud esmalt saksa keeles ja hiljem ka tõlgituna eesti keelde põhjaliku monograafia. Riia jesuiitide kohta analoogset põhjalikku monograafiat kaasaegset monograafiat seni ei ole. Küll aga käib praegu Läti rahvusraamatukogus kahe uurija poolt siis Riia jesuiitide raamatukogu kataloogi koostamine. Uppsala varud on nad juba nii-öelda üle vaadanud ja kriitiliselt läbi vaadanud ja kui see kataloog ilmub, siis lubab see ilmselt tunduvalt paremini mõista kogu jesuiitide kogu rolli ja tähtsust siinse regiooni kultuuriloo mõjutamisel. Nüüd ehkki tänase päeva keskmes, ettekandepäeva keskmes on agenda Parva ja see, kuidas jesuiidid leidsid õpetluse levitamisel kontakti põlisrahvaste ehk siis eestlaste ja lätlastega, aitab ehk alljärgnev käsitlus jesuiitide kontaktist ühe mõjuka baltisakslase, luterlase ja haritud liivimaalasega ehk paremini võib-olla tausta mõista. Näiteks seda, miks agenda Parvat ei saanud trükkida paar aastakümmet varem ja miks seda ei saanud teha Riias näiteks, kus 1588 oli ometi juba trükikoda olemas. Ja ma lähtun siin jesuiitide ja liivimaalaste suhteid analüüsides ühest isiklikumat laadi allikast, kuna meie uurimisrühm Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses on 2016. aastast saadik tegelenud David Hilcheni, Riia humanisti ja juristi kirjavahetuse ettevalmistamisega editsiooniks, siis David Hilcheni avalikud kõned ning tema avalikud ja erakirjad on just see materjal, mida ma siin aluseks võtan. Neid ei ole seni kasutatud jesuiitide uurimiseks ja neile ei osunda ka jesuiitide aastaaruanded näiteks. David Hilchen oli aastail 1585 kuni 1599 mõjukas Riia linnaametnik, linnasekretär ja sündik ja alates 1595. aastast täitis ta paralleelselt ka Poola kuningasekretäri ülesandeid Liivimaal. Pärast süüdimõistmist Riia linna ja riigi reetmisest tegelikult ja väljasaatmist Riiast 1600. aastal osales ta 1600 kuni 1603 Poola-Rootsi sõjas Liivimaal, Viljandi piiramisel, Paide all ja siinsamas Tartus
võib öelda, et kui meil täna toimub see tore linnaekskursioon, siis me ilmselt siia Raadile tagasi ei jõua, aga on Hilšenilt 2 väga sellist meeleolukat kirja kirjutatud just siit Raadilt, kui ta Poola vägedega koos oli linna piiramisel ja kirjutab novembri udusest Tartust siit Raadilt alla linna peale vaadates sellise väga meeleoluka kirja. Ja hiljem siis 1603 pöördus Hilšen lõplikult Poola ja asus elama Zamošisse Jan Zamoyski, siis algselt Jan Zamoyski ja hiljem teiste mõjukate isikute protežeeritavana. Hilšen oli sündinud Riias ja oli pärit siis luterlikust perest ja tema stuudiumi ajal, juba me teame, 1580–85 oli ta õppinud nii, nagu te ülikoolide nimedest näete, nii katoliiklikes ehk Ingolstadti ülikoolis Saksamaal kui ka siis luterlikes Tübingeni ja Heidelbergi ülikoolis, nii et tal oli sellised ettevalmistus mitmene. Ja kuigi, nagu tema kirjades selgub, jäi ta oma elu lõpuni luterlaseks, usutunnistuselt, omandas ta siiski poola keele ja kohanes eluga Poolas sedavõrd, et ehkki 1609 Poola kuningas mõistis ta õigeks, ei pöördunud Hilšen enam kunagi Liivimaale tagasi. Nüüd esmajälgi Hilšeni suhestumisest jesuiitidega on näha tema kõnedes, mida ta Riia linnasekretäri ehk siis luterliku linna esindajana pidas Poola kuninga, Poola seimi esindajate ja näiteks ka Poola kuninga kogu valijate ees. Siin on ainult väike valik nendest käsikirjalistest kõnedest, mis on säilinud, aga mida ei ole siiamaale nii-öelda uuesti välja antud. Ja linn vaidles nendel aastatel Riia kalendri rahutuste ajal siis põhjalikult selle üle, kas võtta jesuiite tagasi, lubada neid tagasi Riiga ja kuidas jääb siis Jakobi kirikuga, mis oli vahepeal olnud jesuiitide valduses, pärast vahepeal lätlaste kirik Riias ja siis uuesti jesuiitide kirik. Ja mitmes kõnes, mida Hilšen pidas sellega seoses, leidub selline korduv fraas, et ehkki jesuiitide süda ei ole vaenulik, on seda nende teod, sest just nemad olevat Riia kalendri rahutuste tegelikuks põhjuseks. Me näeme sellist tüüpilist luterlikku retoorikat siin. Ja kuigi jesuiidid ähvardavad siis kõiki Liivimaa luterlastest seisusi, olevat osa elanikkonnagruppe eriti ohus. Ja Hilšen visandab nii-öelda 5-astmelise tüpoloogia, et siis kõige esimesena püüavad jesuiidid siis mõjutada lihtsaid linnakodanikke, võita nende soosingut, nad lähenevad inimestele siis isiklikult, näitavad üles innukat huvi nende eraelu vastu, et niimoodi siis võita nende sõprust. Teiseks olevat siis jesuiitidel plaanis hukutada luterlikke pastoreid, avades siis meelitustega nende südameid, et siis seejärel laimukirjutuste abil sinna vastuolulist seemet külvata. Kolmandaks, mis on väga huvitav argument ja väga loogiline, arvestades, et Hilšen oli jurist oma ettevalmistuselt, ründavad jesuiidid ka linnas kehtivat jurisdiktsiooni, tahtes haarata siis osa kohtupidamise valdkondi enda kätte. Neljandaks olevat ohustatud ka Liivimaa talupojad, sest nende vahepeal juba väidetavalt luterlikuks muutunud usutunnistus võib jesuiitide mõjul muutuda tagasi katoliiklikuks. Ja kõige hullem selle hierarhia tipus tegelikult jesuiitide tegevusest on siis nii-öelda Hilšeni meelest see, et jesuiidid püüavad
oma õppeasutuse rajamisega ära meelitada kohaliku noorsoo. Ehk siis ahvatlevad juba vaevu rääkima hakanud ja maailma mõistma hakanud lapsi nii sõnadega, aga eriti, mis on väga tüüpiline nüüd, kunstipäraselt maalitud piltidega, sedavõrd, et nende vanemad jäävad neid igaveseks kurvalt taga igatsema. Ja ta rõhutab ka seda, et jesuiitide koolid on põhimõtteliselt lahkarvamuste taimelava juba oma õppemetoodika tõttu, nii et nende koolide kasvandike jõudmisel täiskasvanuikka ei olevat linnas enam ühtegi rahulikku päeva oodata. Nii palju Hilcheni esimesest kõnest. Nüüd, kui huvitav on see, et kui võrrelda seda viieastmelist tüpoloogiat ja neid etteheiteid, mida luterlased kartsid tollase Riia jesuiitide raamatukogu kataloogiga, mida ma tegin veebruaris Uppsalas, siis selgub, et tegelikult olid jesuiidid pigem ükskõiksed Riia linnas toimuva vaimu ja ühiskonnaelu nüansside suhtes. Ega huvitanud tegelikult kohalikus trükikojas ilmuvast kirjasõnast rohkem, kui see puudutas ainult religiooni. Nimelt on nad siis endale muretsenud oma raamatukogu jaoks Paul Oderborni, Riia luterliku pastori ja hiljem siis alates 1593. aastast juba Kuramaa pastori teosed. Oderborn oli mees, kes pidas väga ägedaid dispuute jesuiitidega, luterlaste poolelt siis. Ja teiseks olid nad endale muretsenud 1592. aastal Riias välja antud kiriku korra koos vastava sinna köitesse lisatud lauluraamatuga. See ei ole päris kindel, et see on kohe sinna köidetud, see võib olla ka hilisem lisandus see lauluraamat. Nüüd ülejäänud Riia trükisõna ehk siis seadusi, linnaga seonduvaid korraldusi, näiteks koolikorraldust, nad ei ole kollektsioneerinud enda jaoks ja on väga vähe tõenäoline, et 1621. aastal, kui rootslased viisid selle raamatukogu ära Uppsalasse, algul Stockholmi ja siis Uppsalasse, et siis oleks sealt niimoodi selektiivselt välja jäetud lihtsalt Riiaga seotud trükiseid. Nüüd, kui me jõuame Hilcheni kirjade juurde, siis ei ole teada ega säilinud mitte ühtegi kirja ei Hilchenilt jesuiitidele ega jesuiitidelt ega vastupidi siis kuni 1602. aastani. Ja 1602. aasta sügisel toimus mingi muutus, sest David Hilcheni kirjas ühele teisele Poola kuninga sekretärile Stanislav Vogelfederile ütleb Hilchen niimoodi, et isegi jesuiidid on jätnud kõrvale oma salasepitsused ja asunud Hilcheni süütust nähes teda soosima. Nüüd säilinud kirjade endi järgi asus Hilchen siiski ise Poola, Leedu ja Liivimaa jesuiitidega kontakti otsima, seda ei teinud jesuiidid. Ja eesmärk oli väga praktiline, pragmaatiline. Ta tahtis jõuda nimelt Liivimaa ja Leedu aseprovintsiaali ning alates 1600. aastast Poola kuninga Sigismund III jesuidist pihiisa Friedrich Bartšini, et see mõjutaks omakorda siis pihi ajal või muidu kuningaga suheldes kuningat Hilchenisse heasoovlikult suhtuma. Bartš ei vastanud Hilcheni esimesele kirjale ja kui Hilchen vastust ei saanud, siis proovis ta Bartšini jõuda kahe teise Vilniuse jesuidi vend Alberti kaudu või paater Alberti kaudu ja Vilniuse akadeemia filosoofia professori Andreas Novaki kaudu. Ma annan need nimekujud praegu siin nii, nagu nad esinevad Hilcheni kirjades. Ja lõpuks Peetrus Kulesiuse kaudu, kes oli siin Riias, kes oli siis Liivimaal Riias
kuni 1604. aastani siinse kolleegiumiga seotud ja Petrus Kulesius võimaldaski talle siis kohtumisse Friedrich Bartschiga ja nende omavahelise jätkuva kirjavahetuse. See, et Hilchen jõudis tegelikult 17. sajandi vahetuse ühe mõjukaima Poola jesuiidi Bartschini, see on iseenesest isegi väike ime, sest tegemist on välja saadetu hukkamõistetuga tegelikult. Ja kui vaadata Hilcheni kohtutoimikuid, siis me tegelikult ei näe, et jesuiit Bartsch oleks astunud Hilcheni kaitseks välja. Ja kui see ka toimus siis nii-öelda isiklikul tasandil, siis sellel edu ei olnud. Aga jesuiidid ootasid selle eest siiski vastuteeneid. Ja nüüd Hilcheni kirjades hakkab siis selguma, milles need vastuteened seisnesid. Ja esimeseks teeneks, mida Hilchen siis kommenteerib, on see, et Hilchen siis aitab tegelikult Tartu jesuiitidel siinseid eluruume nii-öelda parematega täiendada. Ja juba 1603. aasta suvel, ehk siis 3 kuud peale kontakti tekkimist Friedrich Bartschiga, on tal muretsetud Tartu jesuiitide jaoks 3 maja, linnakodanike Friedrich Hermanni, Christopher Hemnau ja Nikolaus Borni majad. Kasutan ka nimekujusid, mis Hilchenil endal on, ma ei ole neid veel võrrelnud siinse nii-öelda luterliku traditsiooniga. Ja ta ütleb, et Jan Zamoyski on teda muidugi aidanud selle juures ja et 2 lisamaja on veel nii-öelda vaateväljas, millega ta võiks jesuiite siinseid aidata. Teine selline vastuteene, mida Hilchenile vähemalt pakuti, oli see, et ta võtaks vastu Tartu kolleegiumi ökonoomi ehk siis nii-öelda majandusjuhataja ametikoha. Hilchen ise oli sellest väga huvitatud, sest see oleks tema jaoks olnud võimalus jääda Liivimaale. Riiast oli ta välja saadetud, aga see oleks võimalus olnud jääda tema jaoks Tartusse. Aga ta vastab siis, et ta peab kindlasti küsima Zamoyskilt nõusolekut ja peab küsima nõusolekut ka kuningalt ja ilmselt tuli sealtpoolt siis vastureaktsioon, et Hilchen kui veel äsja võitleva luterlasena jesuiidide vastu astunud isik ei ole piisavalt hea kandidaat Tartu ökonoomi kohale. Siis hoolimata sellest nii-öelda äraütlemisest jätkas Hilchen tööd, oma teenete osutamist Tartu jesuiitidele. Ta on kirjutanud Jan Zamoyskile sellel teemal, et jesuiitidel oleks lisaks Tartu linnamajadele vajal ka lisamaid ja varandusi. Samuti ta siis Hilchen 1604. aasta märtsis veel raporteerib, et jesuiitidele siis, et Rootsist on tagasi pöördumas endine Tartu linnakodanik Greilich, kes nõuab oma varade restitueerimist Tartus ja see tähendaks tegelikult ka selle aia äravõtmist, mis algselt Greilichi omana oli vahepeal tänu Hilchenile olnud jesuiitide valduses. Nüüd lisaks sellistele materiaalsetele teenetele Hilchen on ilmsesti lubanud saata Liivimaa noormehi jesuiitide õppeasutustesse ja me teeme seda tänu sellele, et ta palub siis Bartschilt ka kuninglikke stipendiume. Tal on kohe 1603. aastal välja käia 2 nime, Moritz Kanne või Kannius ladinapäraselt ja Johannes Korf, üks siis Riia linna endise mõjuka linna sekretäri poeg ja teine Nikolaus Korfi ehk siis Liivimaa aadliku poeg. Moritz Kanne, me teame, ei jõudnud lõpuks jesuiitide kolleegiumisse kuhugi õppima, vaid Helmstedti ülikooli. Johannes Korfi kohta ma ei ole andmeid leidnud, mis temast sai.
ja Hilcheni selline üsna intensiivne kirjavahetus Friedrich Bartšiga lõppes 1605. aastal, kui viimane kiri on siis pärit suvest, kui Hilchen teatas Zamoyski surmast, siis ta oli juba Zamošis, ja palus siis Bartši endale uueks patrooniks. Ehk siis ja peale seda enam mingit vastust ei tulnud. Nüüd võiks öelda, et siis selline pragmaatiline suhtlus Hilchenil Poola kuninga jesuidist pihiisaga, nagu tal oli Bartšiga, on tegelikult näha ka tema suhtlemises teise väga mõjuka jesuidiga, Petrus Kulesiusega, kes on nüüd siis meie kohalik Liivimaa päritolu jesuiit ja kes Petrus Kulesius, keda Hilchen tundis pidi kindlasti tundma juba tegelikult ajal, mil ta ise oli Riias mõjukas linnaametnik, luterlik linnaametnik. Sest Kulesius oli 1593. aastal tulnud Branevost või siis Braunsbergist Riiga, astunud siin ordu liikmeks, õppinud Riias ja olnud siis siin väga mõjukas paater ja kelle puhul võib siis tänu tema heale eesti ja läti keele oskusele oletada mingisuguseid sidemeid ka Agenda Parva loomise või siis selle vähemalt mingite nii-öelda ettevalmistavate tekstide kogumise või moodustamisega selle jaoks. Nüüd Kulesiusega oli Hilcheni sidemed kõige tihedamad jesuitidest üldse, 22 Hilcheni kirja on säilinud ja huvitav on aga see, et hoolimata sellest kirjavahetuse tihedusest selles religiooni ega haridusküsimusi peaaegu üldse ei mainita. Seda tehakse ainult niivõrd, kuivõrd Hilchen ütleb, et tema pooldab usuvabadust piirkonnas ja et selle usuvabadusega peab käima kaasas siis ka, peab olema tagatud ka rahu ja üksmeel Liivimaal. Ühesõnaga, mingeid viiteid selles ligi 8 aastat kestnud kirjavahetuses me veel ei leia, et mingisugune Agenda Parva eelkäija oleks olnud ettevalmistamisel või siis vähemalt ideid selle kohta oleks 17. sajandi avakümnendil siin kandis liikunud. Aga pidev tervituste saatmine, siis Hilchen oli Zamošis juba sellel ajal, Liivimaa jesuiitidele ja ühtlasi ka teavitamine Poola jesuiitide käekäigust, siis Kulesiust teavitati Hilcheni poolt, näitab tegelikult, et Hilchen pidi enne 1600. aastat, enne väljasaatmist Riiast üsna hästi tundma paljusid Liivimaa jesuiite ja jagas seal isegi detaile kuni mõne mehe terviseni nii-öelda välja, et see tutvus pidi olema kohati ka üsna isiklik. Nüüd lõpuks võiks küsida, et kuidas siis jäi nüüd nende salasepitsustega, jesuiitide salasepitsustega Hilcheni suhtes, mida Hilchen varem nii-öelda luterliku Riia esindajana jesuiitidele oli hirmsasti ette heitnud. Et salasepitsused ei jäänud muidugi tulemata, peab ütlema, aga need muutusid põhiteemaks alles 1608. ja 1609. aastal, kui Hilchen oli juba ammu Zamošis ja sattus seal kontakti siis Poola jesuidi Andreas Lavitiusega, kes põhjendas siis ordu poolt seda, miks Hilcheni vanem poeg David oli jesuitide poolt vägisi viidud, nii nagu Hilchen seda kujutab vähemalt, viidud ühte jesuitide õppeasutusse ja miks nad ei tahtnud Hilchenile nii-öelda poega esimese küsimise peale tagasi anda, vaid selleks oli vaja mõjukate isikute sekkumist. Ja nüüd nendes kirjades, mida Hilchen vahetas Lavitiusega, on näha ka, et Lavitius püüab Hilcheniga asuda vestlusesse
vaidlusesse erinevate religioonide, erinevate konfessioonide kohta ja Hilchen ise pareerib tegelikult kahes kirjas soovitusi nii-öelda katoliiklusesse astumiseks sellega, et kasutab nii-öelda pühakirja ja ehk siis jesuitide enda argumente, öeldes siis niimoodi, et kui ma soovin usualast õpetust, siis see on mul olemas. Ma kutsun armsa Jumala oma nõuandjaks ja abimeheks ja seejärel siis, et ta juhindub prohvetitest ja apostlitest, mitte igasugustest isehakanud pseudoõpetajatest, sest Kristus ju isegi olla lausunud, vältige kurje töötegijaid ja apostel Paulus oma esimeses kirjas Thessaloniiklastele, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Ilmselt olid siis Hilcheni põhjendused niivõrd veenvad, et pärast 2 kirja loobus Pater Lavitius tema pööramisest katoliiklusesse. Nüüd isegi kui Hilchen ei loobunud jesuitide veenmiste mõjul luterlusest, võib öelda, et just jesuitide mõjul muutus tema võitlev luterlus 17. sajandi avakümnendil tolerantseks luterluseks. Milles seda näha on, Hilchen nimelt püüab sellises religioosse tolerantsuse paremuses veenda ka teisi oma luterlastest kirjasõpru, korrespondente ja ta oma elu viimasel kümnendil pidas täiesti vastuvõetamatuks, kui mõni tema korrespondent ründas jesuite. 1607. aastal ta lausa katkestas oma kirjavahetuse Leipzigi ülikooli professori Thomas Dresseriga ja märgib seal siis niimoodi, Dresser on avaldanud ühe kirjutise Jan Zamoyski poja kohta ja ütleb niimoodi. Kuna ma olen su sõber, siis on mul väga valus, et sa avalikult ründad jesuite. Ütlen sulle veel muudki, nii et sulgi valus hakkab. See on selline tüüpiline Hilcheni otse ütlemine. Kuna sa nimetad oma teoses mind ja küsid, kas ma olen jäänud endiseks, see tähendab luterlaseks, siis tegid sa sellega kahtluse, just kui oleksid sa oma teose kirjutanud minu soovitusel. Nõnda aga lisandub nurjatusele ainult nurjatust. Ja sellele Dresser ei vastanud enam midagi ja mingeid hilisemaid kirju teada ei ole. Kokkuvõttes võib öelda, et kõigist 49 kirjast, mis Hilchen aastal 1602 kuni 1609 jesuitidele saatis, kõik ladinakeelsed, on ainult 2 ta läkitanud Antwerpenisse Jan van der Woverenile, ladina keeles Woveriusele, kes oli siis teadupoolest Justus Lipsiuse vikaarius või mantlipärija. Ja kõik ülejäänud kirjad on ta saatnud siis Liivimaa ja Poola jesuitidele. Nii et ja kõik need kirjad on nii-öelda isiklikud, kirjutatud siis mitte kollektiivselt jesuitidele, vaid konkreetsetele valdavalt mõjukatele preestritele. Ja ka kahju on see, et ei ole säilinud ühtegi, vähemalt ei ole õnnestunud leida ühtegi vastukirja Hilchenile. Kui vaadata seda nii-öelda kronoloogilist statistikat, siis on näha, et tema suhtlus läks järjest aktiivsemaks, mida kauem ta oli Poolas olnud ja see piirdus siiski ainult 8 isikuga, kusjuures siis olulised olid neist just 3, Friedrich Bartsch, Petrus Kulesius ja Andreas Lavitius mitmesugustel praktilistel ja isiklikel põhjustel, samas kui ülejäänud olid ainult vahendajad oluliste jesuitideni jõudmisel. Suur aitäh teile tähelepanu eest!